ei taha tulla või? Lase ta lahti! Paari ei näinud. Murenenud praegu. Muriga võtsid üle olnud. Vamos ver.
Võtke lutsi ette. Что ты не берешь? Võta nüüd vestis ära, pane teise paasi. Mingi võrra on teisi. Võta kinni. Tal on seisa jalgadega ringi peal. Не хочу воду. See on. No, võtke. Давай, делай, сам. Kes selle lotsiga läheb? See jääb. Vii eest ära mölise. Алинка, смотри. Алинка. Ole sina.
тоже высокий плот, но у него сделан трап надувной, что человек поплывает его, он встает на колени, потом встает на этот трап и заходит в плот. Ну я там плот я понял, я слабо знаю. Надо у нас на 40 нормально. Нет, это понятно. Вы на выставке показывали, вот этот, вот, в который можно залезть. Но это хохма, все-таки, сколько денег, сколько требует. А у меня здесь кэшно, просто рыбак выходит в море, и что требуется? Рыболовным, и типа, всякие требуется. Человек упал, жена на параку, а не понимает, что это светло. А если ты ракету, это было секунды. Конечно. Сразу все понимают, что... Или фальшфейер, или, я думаю, дым. Нет. Дым видно, светлый день, если против солнца, я ничего никогда не видел, даже фальшфейера утром не вижу, когда горит все это. Не, ну, значит, у нас получается, каждый человек, который от берега отходит, у него должен быть минимум, это дымовая шашка, минимум должен быть. И вот то, что вы предлагаете, это пластмассовая штука, в которой 6 красных пакетов. Она... Люди могут на руку одеть, ракетница пластиковая, она не тонет в воде. 6 красных ракет. И там это по одному... С воды можно стрелять, по одному. Специальные вооружения стрелять или нет? Нет, уже все готовое. Готово. Поворачиваете головку, нажимаете. Я видел даже такие, да. Где? Ну я так знаю, я продал ракеты всякие. Вы, наверное, путаете их, это вообще, это новинка. Нет, я видел. Там держит руку и нажимает, как на гашетку пистолета, голову поворачивает. Кто занимался ракетами, там Эльва работает, Тарда Виктор. Где? Виктор Тарда. Он из Игорска принес. Нет, он, наверное, Челябинск привозил. Может быть, я... Челябинск, это советский. Советский. А это немецкий. Я продал тысячи. Kuinka te olite siellä? Tere päevast siis. Olete vist juba näinud ja olete kuulnud, miks ma siin olen ja mida ma nagu siin tegema pean. Tantsimist ei nõua, laulmist ka ei ole vaja. Meil on külla tulnud, eks ole, kuulsamaid Eesti merimehi, Alar Volmer, ja teil on muud ainult teha, kui suu lahti kuulata ja kõik kõrva taha omale kirjutada. Need õpetussõnad ja... Hakkame siis peale. Ma istun maha, kui te lubate. Praegusel hetkel olen mina vist ainukene mees, kes on jahiga ümber maailma võistelnud eestlastest. See nüüd iseenesest mingisugune hirmus suur asi pole. Kindlasti on olemas Eestis vanal ajal oli meremehi, kes on ümber maailma mitu kordagi purjedanud jahtidega ja kaubalaevadega, aga paraku vist midagi, ajalugu on kuskil fikseerinud, üks asju ka või ei ole. No nüüd on nüüd sadu vist juba neid mehi, aga jah, ega tihti on nüüd... Nagu ei ole neid fikseeritud, eks ole? Võib-olla on ka mingi usagel mingi raamat, aga mina teatmeteost kätte ei ole saanud. Ja siis, kui mina võtsin osa ümbermaailma purjetamisvõistlust aastal 89-90. Tegemist on siis küllaltki traditsioonilise või ütleme
iga 4 aasta tagant korduva võistlusega, mis hakkab peale Inglismaalt ja siis läheb ümber maailma Inglismaale tagasi. Aga neid võistlusi on küll peetud erinevaid marsruute mööda. Mul on siin üks niisugune ilus kaart ka olemas selle kohta. Ma võin natukene seda vist teile saame paremini näha. No näitate gloobuse peale, keerata. Võib-olla isegi gloobused ka varem hakata peale. Mina hakkan keerama, sina hakkan näitama. Inglismaa on siin ja stardisadamaks oli meil Southampton. Ja võistluse start oli 2. septembri 1989. Ja esimene vahesadam, kuhu me pidime jõudma, oli siin Uruguay's. Selle kaardi peal pole küll märgitud, aga sadama nimi on Punta del Este ja on Montevideos 120 kilomeetrit põhja poole. Siit me startisime siin Inglismaalt, sõitsime ümber selle Prantsusmaa nukasid ja öösel möödusime ka siin Euroopa kõige läänepoolsemast neemest, see oli siis Cape Finisterre, Hispaania läänetipust ja seda majaka tuld veel nägime. Edasi läks sõit kuni ekvaatorist üle ja siit Brasiilia rannikud Uruguay's, see kõik kokku kestis 28 päeva. Uruguay's oli siis meil niisugune 3 nädalat oli vaheaeg, kui tõstsime paadiveest välja, värvisime, remontisime, võtsime mastid maha ja ehitasime seal igasugust asju. Ja järgmine sõit toimus siis Uruguay's, on päris palju keerata, Austraaliasse siia Perthi. Siin kuskil vahepeal, no see ei ole päris täielik gloobus teil. Mõni maa on puudu, jah? Siin peaks olema kuskil, siin on Kergueleni saar, mis on siin selle Aafrika ja Austraalia vahepeal. Aga seda ei ole. Ja see sõit läks nii, et sõitsime päris palju lõunasse, siin on ütleme jää ja jäämäed. Ja siis hakkasime vaikselt tulema selle põhja poole tagasi, nii et siin oli kuskil 10 päeva, isegi natuke rohkem oli ikka päris põrgulikult külmad tingimused. Ja samuti jälle Perthis, Austraalias oli meil ka 3 nädalat, niisugune mõnus puhkus, kus me selle vahepeal remontisime paate ja tutvusime kohaliku eluga. Ja järgmine etapp oli siis Perthist ümber Tasmania saare, Uus-Meremaale, Aucklandisse. Nüüd osa inimesi sealt juba näeme, et siin on uueks, pole seda näinud. Kus see Inglismaale tantsib? Siit läks peale Uruguay'sse, Uruguay'st Austraaliasse ja Austraaliast Uus-Meremaale. Ja järgmine etapp läks siis Uus-Meremaalt jälle samasse kohta tagasi Uruguay'sse, kus me ühe korra juba olime. See on teile ka siit poolt, kus on see Uus-Meremaa, siit. Ja vahepeal meil muidugi läbisime, ütleme, kõigi meremeeste hirmu maailmas nimetakse Cap Horni neem. Kas olete kuulnud ükskord kohast? Ei ole? Kuulnud olete, jah? See oli niisugune koht, mida kõik kardavad ja seal on väga palju laevaõnnetusi olnud ka. Seal on koht, kus saavad kokku 2 ookeani ja samal ajal on seal väga tormine ja hoovused ka mängivad. Et seal on eriti raske laine ja väga tugev tuul tavaliselt. Ja 2 päeva enne seda me olime küll metsikute tormide käes, aga see hommiku me jõudsime Cap Horni. Siis oli nagu, ütleme, peaaegu nagu praegu siin väljas. Sile vesi, umbes 10 meetrit tuult, 10 meetrit tuult ookeani jaoks on nagu päris vaikne tuul. Ja natuke paistis päike ja sõitsime sellest kurikuulsast Cap Horni neemest mööda. Nii, ja siis edasi Uruguay'st, kus oli jälle vahepeatus, läks sõit meil pikki Brasiilia rannikut. Ja siit sellest Kesk-Ameerika saarrestikust mööda Floridasse, USA-sse. Ma näetan teile siit ka. Et siin oli see Uruguay, kus sõitsime siit mööda Brasiilia rannikut Floridasse. Ja viimane etapp läks siis Floridast mööda rannikut ülesse golfihoovuses kuni siis Inglismaale. Vot selline sõit. Ja see sõit oli kokku 33 000 miili pikk. Võtsin tagasi siia. Ja kestis kokku ööi, see oli siis 9 kuud peaaegu, 138 päeva vist oli see päevade arv, mis me olime vee peal. See jaht, millega me sõitsime, oli võt selline. Soome jaht. Ja meeskonnas oli meil soomlasi,
rootslasi, inglasi, kanadakaid, uusmeremaalasi, üks indu ja üks eestlane. Siin kahjuks on küll see tekst on kõik siin rootsi keeles, sellest on nagu raske aru saada. Mitu meest kokku? No kokku käis paadi pealt läbi 27 meest, aga ühe korraga oli kuskil umbes 15. Mõnedel etappidel oli, üks etapp oli 14 ja siis need raskemad etapid, mis toimusid seal all Lõuna-Jäämeres, seal oli meil rohkem inimesi peal kuni 18. Jaht ise oli ehitatud eelmise võistluse jaoks, aga aasta 85-86 toimunud võistluse jaoks, siis ta sõitis nime all Union Bank of Switzerland ehk Šveitsi ühispank ja võitis selle võistluse siis. Ja selleks võistluseks, kus mina võistlesin, siis 89-90, oli selle rentinud niisugune firma nagu Philip Morris ja pannud selle siis jahikapten oli Harry Hargimo. Pilt olemas tast. See mees oli ennem ühe korra võtnud Vitperis osa ja samuti on ta ise sõitnud ühe korra üksinda ümber maailma seda võidusõitu. Ja ka siis oli tal sama, Philip Morris oli tal sponsoriks ja ostis talle paadi ja kui see võistlus läbi sai, siis pakkus välja võimalust minna sõitma sellist suure meeskonna võidusõitu ja leidis rahad ja paadi selle jaoks ja siis ta hakkas seda meeskonda kokku panema. See meeskonna kokkupanemine kestab üks aasta aega. Treeningud käisid Vahemerel, sõideti üle Atlandi ookeani paar korda. Ja minul juhtus niisugune, mina sattusin sinna päris juhuslikult, võib öelda. See oli kuskil, see oli juunikuus vist, 3 kuud enne starti käis see jaht ka Tallinnas. Ja seal oli palju tuttavaid purjetajaid, kellega me olime varem purjetanud koos olümpiaklassidest nagu Suuling ja Staar ja siis nad tutvustasid mind selle jahikaptenile ja kapten kohe otse istus laua taga, küsis, et no nii, ja mida sa mõistlikult teed ka. Ma ütlesin, et mul on plaanis minna siin natukene Suulinguga sõitma kuskile Kiilirekatile ja siis Euroopa meistrivõistlustele ja kapten ütles, et aga miks sa tegeled niisuguste pisiasjadega, et tule parem löö kampa, lähme sõidame ümber maailma. No ütlesin kohe jah, okei, lähme proovime. No siis leppisime kokku, et teeme niisuguse 6-ajalise prooviperioodi, et vaatame, kas mina kõlban meeskonna jaoks ja kas meeskond ka minu jaoks kõlbab, et mine tea, äkki ei saa hakkama või nii. Ja selle 6 aega siis harjutasime Soomes, käisime Rootsis sõitmas niisugust kuulsat võidusõitu nagu Gotland Runt. Kas keegi on kuulnud midagi niisugust asjast nagu Gotland Runt? Aga kas Gotlandi saart olete kaardi peal märganud? Teate, kus see on? Jaa, me teame, et kas ta kuulub Soomele või Rootsile. Ta kuulub ikka Rootsile tegelikult täiesti. Ja Gotland Runt on, praegu siis kõige populaarsem ja suurem avamere purjetamisvõistlus siin Balti meres. Ja toimub iga aasta siis traditsiooniliselt maksijahid on kõige suuremad. Kuskil 27-30 meetrit enam-vähem ja suur. Mõned teist olid 2 mastiga, mõned olid 1 mastiga. Ja siis olid natukene väiksemad olid. Ja mitte palju, küll umbes 20 meetrit. Minu arust oli meid, kui ma eksi, oli maksijaht oli 14 ja neid teisi oli siis 7-8. Ikka sõita nagu lõpuni välja. Ja siis nad elasid nii, et kogu meeskond oli kogu aeg paaditeki peal, päästevestid seljas ja võilevad taskus. Aga kahjuks ta ikkagi välja ei vedanud, mis oli umbes kuskil selle koha peal siit. 200 miili Argentiina rannikust tuli see ühel heal hetkel see kiir alt ära ja siis see jaht oli mingisuguse 6-7 sekundiga ümber keeranud. Ja siis 2 päeva pärast seda tuli siis sellised särgid miile. Ilma kiiluta. Ilma kiiluta, jah. Helsingit tulid nad müügile küll. Ja kõik mehed pääsesid, midagi ei juhtunud kellega. Üks mees oli sees, istus raadio peal kogu aeg. Ülejäänud mehed olid kõik siis üleval teki peal ja purjetasid. Ja siis, kui see kiir alt ära tuli, siis see mees jõudis nagu selle hädasignaali eetrisse anda ja oma paadi koordinaat ka teatada. Ja 4 tunni pärast jõudsid sinna üks prantslaste jaht ja üks teine soomlaste jaht, mille peale siis kogu meeskond võeti. Ja see paat triivis hiljem sinna Argentiina ranniku poole, ta sealt pukseeriti sadamasse, tehti korda ja praegu ta on jälle nagu võistleb ja sõidab jälle. Milles see viga, ehitusviga? Seal oli ilmselt mingisugune, need ehitajad, üks ehitas paadi, teine ehitas kiilu, aga ei olnud kokku lepitud, kuidas nad selle kiilu sinna külge panevad.
et mingid pollid jäid natukene veenemaid ja natukene vähem kui pidi olema neid. See ei olnud see, et keegi trossi pani keegi mingi kaablisse, et Seesama paat sõitis ühe korra kaablisse ka. enne seda. See oli tükk maad enne peale. Jutt oli, et see kaablisse põlutamine. No seda nad arvasid pärast, et võib-olla oli selles probleem, aga ega ei oskagi täpselt nagu nad öelda. Sest see kiil läks... Seda enam kätte seal keegi, see läks põhja. Vaat saadi kätte. Nad sõitsid esimesel etapil enne Uruguaysse jõudmist mingisugusesse kalavõrku, olid seal mingi tund aega mütanud. Aga siis nad tõstsid paadi välja ja kontrollisid, ei olnud midagi häda seal kiirel, et ju see ikka oli mingisugune inseneride viga, et ära tuli küljest. Aga seal sõitu ajal ei nagu teisi neid jahte nagu eriti ei näinud. Stardi ajal nägid ja ütleme mingisugune pool päeva või päev. Kõik valisid ikka mingisuguse oma kursi ja kadusid päris ruttu ära. Vahest harva, kui sai mõnega kokku. Paar korda me ikka kohtusime mõnega eemalt. Iga päev toimus oli mõkene, kuidas seda inglise keeles oli chat hour või eesti keeles võiks öelda siis lobisemistund, kus oli kõikide jahtide vahel kokku lepitud raadioühendus, kus kõik andsid oma koordinaadid ja siis sai, et koordinaadid kaardi peale märkida ja siis sai näha, kes kuidas sõitnud on, et kas oled halvasti või hästi või mis juhtunud on, et see oli nagu ajutine ühenduspidamise viis. Eraldi päästemeeskonda või nüüd päästelaeva kaasas ei olnud? Ei. Kõikidel jahtidel olid peal need niisugused EPIRB-süsteemid. See on see, et kui midagi juhtub, siis see süsteem aktiviseerub ja annab läbi satelliidi hädasignaali ja mis kogu aeg annab ka jahi asukoha, ütleme, võistluste peakontorisse, et saab päästi tulla. Aga põhiline päästil on ikkagi mõeldud teiste võistlevate jahtide poolt, kes on üldiselt peaks olema suhteliselt lähedal. Need jagatud see meeskond siis kõik teiste laevade vahel ära? Ei, jagatud ei ole. Mahtus need kõik ühte laeva ära? Seal mahtus kahte ära, jah. Muidu tegelikult mahuks ära ilmselt ka ühte. Nii hull ei ole see siis. Näiteks mina olin meie paadi peal see mees, kes oleks pidanud hüppama järele, kui keegi kogub ette, eks päästemeeskonnas. Meil oli selline variant läbi mängitud, et kui keegi kogub ette, mis siis saab, eks. Kui nüüd seal Lõunameres sõita ja kõik purjed on peal, mis kaasas on praktiliselt, kuna see võistlemine käib seal ikka nii, et mitte kunagi purjed ei võtta vähemaks, et ikkagi kõige suurema kiirusega, kui vähegi võimalik on sõita. Et kui juhuslikult keegi selle kiirusega vettele kukub, siis oli ära jaganud, kes peab mida tegema. Iga purje falli juures oli nuga, et spinakeri fallid ja soorid tuli läbi lõigata, see lasta lendu, see oli kuskil mingi 300 ruutmeetrit kallist spinakeri riiet. Mootor käima, minu ülesanne oli siis kohe panna selga spetsiaalne selline kombinesoon, nagu te täna nägite nendel päästemeestel. Selline kombinesoon selga, päästevest selga ja köis enda küll kinni. Et kui me nüüd purjetame tagasi selle mehe juurde, kes on vette kukkunud, siis mina pidin hüppama vette ja temast siis kinni võtma. Ja ülejäänud mehed pidid mind siis vintsidega ja köiega tirima tagasi paadi juurde. Aga mitu minutit see oleks aega või ütleme, kui maneever võtab aega palju? Mitu oli arvestatud, kui kaua see mees on? No ega tal rohkem selle aega pole olla kuskil mingi veerand tundi. Et siis ta peaks nagu olema juba tegelikult ära külmunud, kuna vesi on seal mingisugune 4–6 kraadi ja tekivad vereringe häired. Kui ta rohkem on, siis ta enam pärast ei õnnestu päästa. See oli kuskil terve marsruudi? Ei, ütleme hullemates kohtades. Panemates kohtades, kui kuskil seal ekvaatori juures kukub, siis seal sõltub, kui ruttu haigalad tulevad kohale. Et ilmselt külm ei hakka nii pea. Aga ei juhtunud? Ei, mul ei olnud vaja õnneks seda teha. Kuigi seal paar meest kukkusid, õnneks mitte meie paadi pealt. Üks mees sai surma, aga ta oli kukkudes ennast kuidagi vigastanud. Aga teine mees tõmmati välja ja üks oli Inglise paadi peal ja ühel Hispaania paadi peal lendas ka mees minema. Ja see saadi kätte ka, nii et meie sõidu all ei juhtunud õnnetusi. Mis paadi peal see inimene surma sai? See oli Inglise paadi peal, see surm. Meie võistluse all juhtus üks asja, et üks Rootsi purjetaja kukkus mootorrattaga vastu kõnnide serva ja sai surma. Ja Vene jahikapten poos ennast üles. Miks? See kapteni olemine üks suure jahi peal on niivõrd raske, et mehel ei pidanud närvid vastu. Sellest oli Vene televisioonis. Sellest oli päris palju juttu, ilmselt seda tegelikku... Või kodused olid. Kodused põhimõtteliselt, mis seal tegelikult oli, ilmselt me kunagi teada ei saa. Aga ta oli selle... Mida? Taheti põhisaatust.
nii nad oli seal juttu jah, et ta oli olnud põhiline mees selle jahi ehitamise juures, aga samal ajal, kui läks purjetamiseks, võeti sinna üks ameeriklasest nagu abikapten või tegelikult kellest kujunes nagu päris kapten, et paadi peal oli selline olukord, kus polnud nagu täpselt teada, kes on kapten. Ja see käis talle vist nii palju siis närvide peal, et ta ei pidanud vastu ja poos üles rohkem selle võist seal inimohvreid ei olnud, nagu mälu ei peta praegu. Mismoodi ütleme, purjetamine sellise jahi peal käib? Kui meeskond on kuskil 15 inimest, siis selge on see, et kõik korraga ju loomulikult ei pea sõitma. Et meie paadi peal oli meeskond jagatud 2 vahti siis. Ja peale selle on vahist väljas siis jahi kapten, kes on nagu ütleme vaba käigus. Kokk ei ole kunagi vahis. Navigaator. Ja oligi vist kõik praegu. Ülejäänud meeskond on jagatud siis 8 vahis, millel kummalgi on oma vahikapten ja on oma, ütleme, roolimehed, oma mastimees, oma eestekimees, kuna paadi peal on erinevaid manöövreid ja erinevaid purjed, siis kogu meeskond on ikkagi jagatud, nagu ütleme, tööd on jagatud meeste vahel ära. Igaüks teab täpselt, mida tema teeb. Aga mitu tundi vaht oli? Vahid olid meil 4 kuni 6 tunnini. Päevane vaht oli 6 tundi ja öine vaht 4 tundi. Ja vahetevahel tõstsime natuke neid ringi ka, kuna 6 tundi kippus liiga pikaks minema. Inimesed tüdinesid ära sellest kuidagi ja siis ei jaksanud enam täie jõuga võidu sõita. 4 oli paras. 4 oli parajam, jah. Ja samal ajal oli see 6 tundi oli eriti raske oli, kui see oli seal ekvaatori kandis, kuna seal oli niivõrd kuum, et see kuumus kippus ära väsitama jälle. Ja siis, ütleme, hea oli kuskil seal vahepeal, kus ei olnud veel ei kuum ega külm, vaid oli normaalne, seal oli 6 tundi päris talutav sõita, aga väga külmas ja väga kuumas oli see nagu tüütu. Aga kui nagu ööseti ja 4 tundi, siis öö on ju palju pikem, siis vahepeal jaht seisab paigal. Ei. 4 tundi oled vahis, siis tuleb teine jaht, sina lähed magama. Magad 4 tundi. Magad 4 tundi. Siis jätakse jälle üles, tõmbad riided kõik selga ja tuleb jälle teine vaht välja, nii et